No nii, mina teen täna meie jutuajamisele ja vastuste otsimisele sellise väikese sissejuhatuse, aga olen väga teadlik sellest, et meid tegelikult huvitab vist kõige rohkem ikkagi see, mida Laura meile räägib, sest Laural on olemas vastuseid, mida minu teadmiste pagasis ei ole. Küll aga ma arvan, et on oluline kõigepealt korraks mõelda laste ja noorte visuaalsete materjalide peale ja selle peale, mis siis on, mis ei tohi või või nagu kus probleem on. ja, ja kõigepealt võib-olla peaks üldse endalt küsima, et aga miks me üldsegi postitame oma lastest või oma õpilastest pilte veebi, et miks me seda üldse teeme? Armsad osalejad võivad siia chati pakkuda välja vastuse variante, mis teile kohe pähe tulevad ja võib-olla mitte siis niimoodi, et no mina küll ei pane, on ju, vaid lihtsalt püüda mõelda, et mis on need erinevad põhjused, miks me paneme lastest ja noortest pilte veebi täiskasvanutena. Ja ma tean, et Inger on rääkinud mõnel korral seda huvitavat lugu, et kui ta käib lastega lasteaias rääkimas digiteemadel ja küsib sama asja laste käest, et mis te arvate, miks emmed ja issid panevad teist pilte üles internetti, siis lapsed sageli arvavad, et sellepärast, et niimoodi teenitakse raha. Et nad päriselt arvavadki, et see on siis tänapäeva selline raha teenimise viis ja nad on tähele pannud, et väga paljud inimesed tõepoolest ka teenivad raha selle influentserdusega ja oma pereelu veebis jagamisega. Et see on kindlasti üks selline noh, nagu rahalise põhjusega seotud suur selline noh, nagu siis ütleme põhjuste ring. Aga meie tavainimesed tavaliselt ju raha ei teeni sellega ja võib-olla ei taha ka teenida, et ei pea seda eetiliseks. Ma näen siin meie kirjalikus vestluses, et on uhke olla näiteks, et mu laps on midagi olulist teinud ja siis ma tahan kõigile jagada seda, vaadake, millise lapse ma tegin ise tegin ja nüüd ta on nii tubli. Või siis näiteks, et lapsevanemad või sugulased, kes elavad kuskil kaugel, nad saavad osa kas kooliüritustest või perekonnaüritustest ja saavad nagu kaasas olla, isegi siis, kui neid tegelikult noh, mingisugusel põhjusel siis just sellel hetkel seal kohal ei ole, on ju. Siis on siin ka öeldud, et sotsiaalne fame, no tõepoolest, lapsed, kassid ja sellised nagu positiivsed, ilusad pildid, need lähevad ikka päris hästi ju peale ka, on ju, saavad palju laike ja siis on hea soe tunne, et näed sa, mina olen uhke oma lapse üle, teised elavad ka kaasa. ja tõepoolest, et see on uhkustamine, aga nii heas kui halvas mõttes on ju. ja arhiveerimine ka näiteks, et ma tahan, et mingisugused olulised hetked meie elust oleksid kenasti arhiveeritud, sest kes meil ikka tänapäeval nii agaralt jaksab kõiki neid tuhandeid ja tuhandeid pilte läbi kammida, et see on ju tore, kui sotsiaalmeedia aeg-ajalt jälle ütleb, et kas sa mäletad, et näed, sa 4 aastat tagasi oli niimoodi. ja siis on nagu just nagu vahva jälle uuesti läbi elada neid oma pere ja oma lastega seonduvaid asju. nii, ma pean nüüd vahepeal siin natukene tegema liigutusi, et oleks kõik näha. Meie tudengid nii magistriastmes kui ka bakalaureusetöödes ja isegi ühes doktoritöös on kusjuures kogu seda asja ka natukene põhjalikumalt uurinud, nii et kui teid huvitavad mingisugused sellised teemad süvitsi ja viitsite lugeda ka pikemalt akadeemilist teksti, siis siin on mõned vihjed selle kohta, mida meil on uuritud. Nendele kõikidele töödele saate te ligi, kui te lähete ada.ut.ee, mis on Tartu Ülikooli tudengitööde ja üldse teadustööde selline digirepositoorium ja sealt on siis võimalik minna ja piiluda neid erinevaid töid. Nii näiteks on meil uuritud just nimelt siis seda kommertsialiseerunud osa, on ju, et miks mõned pered otsustavadki oma terve elu laotada teiste ette. Liisa-Johanna Lukk on kunagi teinud sellise väga-väga ägeda töö, kus ta ongi siis uurinud neid
influencer eid perekonnana avalikult internetis ja see töö on muide ka saanud üliõpilastööde preemia, nii et hea kvaliteediga töö. Siis on just hiljuti tehtud üks magistritöö 3 põlvkonna arusaamad privaatsusest andmestunud ühiskonnas, kus tulevad ka kõik need sellised piltide jagamisega seonduvad teemad sisse. Siis Piia Õunpuu on uurinud influencer eid üldisemalt, aga kirjutanud ka Müürilehes mõned aastad tagasi väga hea ülevaateartikli, kus ta siis räägibki võrguvanemluse või selle sharenting, nagu see inglisekeelne termin on, selle ohtudest just nimelt, et mis võib juhtuda, et kui me paneme oma lapse pilte kuskile, ma ei tea, vanemate gruppi, kus me tahame teada, et mis lööve see ikkagi nüüd on või kas see kakavärv on ikka õige, et millised ohud võivad sellega kaasneda. Keili Traks on teinud ka võrguvanemlusest oma magistritöö juba siin head aastad tagasi, aga siis tõepoolest Marit Napp on kirjutanud ka suisa doktoritöö sellest, kus räägitakse siis mitte ainult visuaalidest, vaid ka näiteks jälgimisäppidest ja kõigest sellisest, mis puudutab meie andmeid, meie identiteeti ja enesepresentatsiooni ja digikeskkondi. Et seal on kahtlemata tohutult palju põnevat ja igasuguseid huvitavaid uusi võimalusi oma pereelu elamiseks, aga kahtlemata ka väga palju riske. Ja see on nüüd siis selline nagu perekonna vaade, aga nagu me teame, siis meil on ju koolid ja lasteaiad ja huvikoolid ja hobiringid ja kõik muud ka, kes panustavad üsna julgelt siis nii laste kui ka täiskasvanute üldises, oih, ma ei taha nii suur olla üldisesse digijalajälgedesse. Nii, ma lähen siit teist ära. Aga üldiselt siis saabki öelda, et need põhjused ongi, et me tahame pere ajalugu talletada, me tahame arhiveerida seda, mis meiega juhtub, me tahame hoida koos oma digiperekonda, sest et me elame ju sageli füüsiliselt üksteisest veidi või palju kaugemal ja seetõttu on tore, kui kõik pereliikmed saavad ka olla kursis sellega, mida me teeme. Uhkustunne ja heakskiidu otsimine otse loomulikult, no eks see on meil selline, me ei taha nagu hästi seda tunnistada, et see on meie jaoks tähtis, aga tegelikult see on üks kõige tähtsamaid motivatsioone. Ja kahtlemata ka selline jagatud vanemluskogemus, et ma ei ole üksi lapsevanem, et mu tutvusringkonnas või lihtsalt internetis on väga palju teisi lapsevanemaid ka, kes tahavad ka nagu laste eluga kursis olla ja tahavad teada, kuidas asjad käivad ja otsivad nõu ja tuge ja sellist ühist sihukest suurt kogemust, et neid põhjuseid on tõesti väga-väga-väga palju, miks inimesed siis lastest ja noortest pilte internetti panevad. Ja pikka aega on see olnud nagu selline täitsa nagu tavaline asi, et me olemegi niimoodi teinud. Aga viimase 5 või 6-7 aasta jooksul on tegelikult sotsiaalmeedia läinud tigedamaks, koledamaks, tumedamaks ja mitte siis nagu, et see sotsiaalmeedia, vaid tegelikult meie enda inimeste käitumine sotsiaalmeedias. See, kuidas me oleme nihkunud oma kommunikatsioonikultuuriga kuidagi nagu hoopis tumedamatesse nurkadesse. Et ühelt poolt on see platvormide ülesehitus, mida need julgustavad meid tegema. Teiselt poolt on see ka tehnoloogia kiire areng ja näiteks ka oma digijälgede peitmise võimalused, kuritegevust on palju rohkem, näiteks on ju viimastel aastatel eriti esile tõusnud. Ja me oleme tegelikult ju sellest ka kirjutanud Lauraga ühes artiklis natukene, noh, mitte väga pikalt, aga me oleme rääkinud kõikidest nendest teemadest ja laste õigustest selle sotsiaalmeedia keelu raamistuses. Seda saate ise lugeda, kui teid see huvitab, aga et te siis teaksite, et me oleme siin Lauraga nendest laste õigustest natukene juba enne ka mõelnud, aga ma toon mõned olulised punktid siin välja. Kui me räägime laste ja noorte õigustest üldiselt, siis loomulikult on palju erinevaid konventsioone, mis üritavad tagada selle, et kõigil maailma lastel võiks olla õigus elada ja areneda ja saada õnnelikuks ja elada rahus. Noh, teame, et reaalsuses alati nii ei ole, aga on üks äge selline algatus, mitmeid aastaid kestnud uurimisprojekt ja selline poliitikakujundusprojekt, nimelt Five Rights Foundation, mille soovitused on nüüdseks ka jõudnud ÜRO soovitusraamistustesse ja saab välja tuua 5 peamist õigust, mis peaksid tegelikult kõigil lastel ja noortel ja tegelikult ka täiskasvanutel
olemas olema. Esimene nendest on õigus eemaldada materjali ja hästi palju tööd tehaksegi praegu selleks, et platvormid võtaksid seda kõike arvesse, sest hetkel erinevad sotsiaalmeedia platvormid, no nad ei hooli väga. Aga käib väga tugev regulatiivne survestamine, et see ei oleks ainult nagu meie õlgadel, meie kui lapsed, meie kui noored, meie kui õpetajad, meie kui treenerid, meie kui lapsevanemad, vanavanemad, kes iganes, et siiamaani on olnud kogu see vastutus nagu meie õlgadel, et ise pead tark olema, ära ole loll, ära postita midagi, on. Näed, sa ise tegid endale selle kurja karja, kutsusid, et nüüd on see asi läinud õnneks sinnapoole, et saadakse ka aru, et need erinevad tehnoloogilised ökosüsteemid, kus me ringi liigume, et seal tegelikult ei olegi nii lihtne neid asju teha. Nagu näiteks seesama õigus eemaldada, et igal inimesel, aga lastel ja noortel eriti, sest mõelge, kui tormiline aeg on laps ja noor olemine, iga aasta, mis asja, iga kuu sinu arvamused, hoiakud, eelistused, kes sa oled, muutub väga-väga kiiresti ja seetõttu just laste ja noorte vaatest on ülioluline see, et veebikeskkondades oleks lapsel õigus kiiresti ja lihtsalt eemaldada iseenda üles pandud materjali, et siis need igasugused vead ei säiliks internetis igavesti, sest ma ei tea, kuidas teiega on, aga minu teismeiga oli täis lolluseid ja kui see kõik oleks talletunud, siis ma täna vist teie ees siin ei oleks. Sest aga noh, ma ei saa nagu öelda seda sellise suure rõõmutundega, sest minusuguseid on terve maailm täis ja väga paljud need, kes praegu elavad oma teismeiga läbi, nemad ei saa seda luksust endale lubada, et loobuda kõikidest sotsiaalmeediavõrgustikest, kus on nende sotsiaalne elu väga tugevalt, on ju, lisaks ka sellele, et seal on koolielu ja kõik muu. Seega õigus eemaldada materjali peaks olema üks selline nagu põhiõigustest, mis veebis võiksid lastel ja noortel olla olemas. Aga mitte siis ainult iseenda sisu, vaid tegelikult ka siis, kui keegi on sinu kohta postitanud, sul peaks olema võimalik üsna kiire sellise nagu kiirteel anda sisse taotlus, et see materjal kustutataks ja nagu päriselt kustutataks, noh jah, me teame, et igasuguste kuvatõmmiste ajastul on see natukene idealistlik, aga vähemalt mingisugustelt platvormidelt saada kiiresti materjal maha. Õigus teada on teine ja õigus teada on siis see, et lapsel on õigus aru saada, kuidas ja miks tema andmeid kogutakse, kuidas neid müüakse, milline business selle ümber käib, mis nendega tehakse, töödeldakse, kellele neid jagatakse. Ja vaadake, siin on hästi oluline on see, et laps peab aru saama. Sa võid talle ette anda 150 leheküljelise terms and service või noh, see kasutajatingimuste nagu paketi, on ju, aga ta ei saa sellest aru, mis asja, meie täiskasvanudki ei jaksa neid läbi lugeda ju, need on ju nii ebainimlikult koostatud tegelikult. Noh, nad on juriidiliselt korrektsed, on ju, et platvormide õigused on kaitstud, aga nad ei ole tegelikult kasutajate jaoks loodud. Et see, et loe alati kõik asjad läbi, millele sa paned I agree või ma olen nõus, no see on täiesti, see on noh, see on jabur ootus, ütleme niimoodi. Õigus turvalisusele ja toetusele tähendab seda, et kõik digitaalsed teenused, aga tegelikult ka meie kõik laste ja noorte ümber, me peame kaitsma lapsi selle eest, et kahjulik sisu ei jõuaks nendeni ja kui laps on kogenud või näinud midagi häirivat või kahjulikku, et tal oleks olemas abi ja tugi, et laps ei oleks üksi nende asjadega. Ja see on täpselt, see on jällegi, see on meie kõigi asi, on ju, aga teiselt poolt see on ka platvormide asi. Platvormid peavad senisest kõvasti rohkem nägema vaeva selleks, et sellised tugimehhanismid oleksid olemas päriselt. Neljandaks on õigus teadlikule ja läbimõeldud kasutusele, ehk siis, ja see on nüüd see koht, kus meie palju ei saa teha, et need esimene, teine, kolmas ja viies, nendega saame meie ka teha igasuguseid asju inimestena. Aga see neljas on puhtalt platvormidele suunatud, noh, ärile suunatud, mis siis ütlebki seda, et lapsel peab olema võimalus kasutada tehnoloogiat viisil, mis ei sõltuvusta tema käitumist, mis ei manipuleeri temaga, mis ei kasuta kõiki neid erinevaid disainilahendusi, mis hoiavadki, mis on disainitud selleks, et meid hoida nendel platvormidel võimalikult kaua kinni, et me ei saaks aru, kui palju aega on mööda läinud, et me oleksime seal täiesti kinni põhimõtteliselt.
ja noh, praegu käibki võitlus selle nimel, et oleks vähem soovitusalgoritmi võimu, et oleks vähem sellist hasartmängulaadseid võtteid, et põhimõtteliselt oleks võimalik nagu lõppu scroll ida ja siis on kõik ja siis sa võid oma muid asju teha. Hetkel üldine sotsiaalmeedia ja mängudisain kindlasti seda arvesse ei võta, aga survestamine väga-väga tugevalt praegu käib. Ja viiendaks siis õigus digitaalsele kirjaoskusele ja digimeedia pädevustele, ehk siis lastel on õigus saada haridust ja teadmiseid, mis aitavad neil mõista tänaseid infokeskkondi. Ja siin ma ütleksin, et Eestil on päris hästi, et meil on väga palju auke veel sees, aga me oleme kindlasti palju paremas seisus kui väga paljud muud riigid, kus digimeedia haridus on täiesti olematu. Selle peale ei mõeldagi veel. Täna näiteks ma tean, et Eesti koolides on nagu sadu ja sadu ja sadu õpetajaid, kes hoolimata sellest, mida nad õpetavad ja mis astmes, tegelevad ka sellega, et lapsed saaksid tõesti mõelda ja arutleda reklaamide, platvormimajanduse, algoritmi toimimise, üleüldse meediakuvandite üle, kõige muu sellise üle ja selle eest ma ütlen teile siinkohal suur aitäh. Ja lapsevanemad täpselt samamoodi tegelikult teevad päris palju head tööd selle nimel. Sest meie eesmärk on mitte lapsi nagu ära hirmutada ja peletada kõige digitaalse juurest, vaid selleks, et lapsed saaksid ikkagi osaleda, nad saaksid seal olla nagu loovad ja julged ja kriitilised ja mis võib-olla kõige tähtsam, nagu neil oleks võimalus olla hea inimene, mitte et süsteem premeerib seda, kui sa oled ilge tropp ja siis sa saad rohkem laike ja siis sul on võimalus nagu olla seal see vihakuningas või kuninganna nii-öelda. Nii et tõepoolest, kui me vaatame seda 5 õiguse raamistust, siis me näeme, et vähemalt 4 neist on seotud asjadega, mida meie saame ka teha. Sest noh, me saame survestada läbi oma erinevate ühenduste, läbi oma enda riigi poliitikakujundajate ka platvorme, eriti siis läbi Euroopa Liidu, sest et muidu Eesti on liiga väike ja noh, ma ei tea, Metal on suht suva sellest 1,3 miljonit turust, on ju, aga Euroopa Liidu turg on juba piisavalt suur, et regulatiivsete ähvardustega midagi ka ära teha. Nii et täna me tõenäoliselt räägime siis rohkem sellest esimesest, teisest, kolmandast ja viiendast, ehk siis visuaalsed materjalid, aga ka tekstilised materjalid ja laste õigused nende materjalide vaates. Sest lapsed ja noored on väga tundlikud oma eneseesitluse ja digimaailma jälgede osas. No näiteks ma toon teile kohe ühe näite. Ma vahepeal õpetasin põhikoolis paari meediateemalist kursust, noh, et olla sihtrühmaga kontaktis ja saaks aru, mis lapsed teevad, on ju. Ja põhikooli noored ma andsin neile mingi ülesande, ütlesin, et kuulge, et minge kooli peale, tehke üksteisest pilte, tehke nagu nende erinevate rakursside alt, et tehke kärbse perspektiivist ja konna perspektiivist ja siis tuleme tagasi ja vaatame, et kuidas need nagu mõjuvad siis, kui on tehtud noh, erinevatest nagu rakurssidest pildid. Ja selle peale teismelised juba 5 aastat tagasi vaatasid mind sellise näoga, et lollaks oled peast või? Ma ei taha, et mingi suvalised pildid minust on kuskil suvalistes mingites Moodle'i või noh, kooli keskkondades üleval, et igaüks võib need sealt alla laadida ja siis nendega teha mida iganes. ei, et jäädvustused minust peavad olema ikkagi kontrollitud, mitte lihtsalt, et suvalise tunni ülesande pärast tehtud. Ja sellel hetkel ma saingi aru, et see maailm nagu, või noh, ma teadsin seda enne ka, on ju, teooriate põhjal, aga siis ma sain aru nagu, mida see laste ja noorte jaoks praktiliselt tegelikult tähendab. Et see on ikkagi väga tugev kontroll selle üle, millisena ma ennast presenteerin. Ja lisaks on täiesti uue riskina ikkagi viimastel aastatel väga tugevalt esile kerkinud visuaalide räme väärkasutamine. Ehk siis erinevad AI tööriistad on teinud võimalikuks siis selle, et lapsi ja noori ja nende visuaalseid jäädvustusi on võimalik väänata AI abil tegema ükskõik mida. Sealhulgas seksuaalseid tegusid, vägivaldseid tegusid, häbistavaid tegusid ja eriti suure tähelepanu all on olnud siis X-i AI Grok ja Elon Musk on selle tõttu ka võetud letti, et kuidas ta on teinud äri siis sellest, et on võimalik sisestada mingisugune üks pilt väikelapsest ja sellest teha ülimalt noh, pornifitseeritud, pornostunud kuvandeid. Ja viimasel ajal on hästi palju olnud kõikvõimalikke pedofiilia ja
ja laste seksuaalse väärkohtlemise lugusid meedias ja tegelikult seda nähaksegi ühe peamise sellise suure riskina, et kui me postitame oma lastest pilte internetti, siis mitte kõik nende piltide vaatajad ei vaata seda sellise pilguga, et oi kui nunnu väike mesilane, vaid nad vaatavad seda hoopis teistsuguse pilguga. Ja sellepärast on ka viimasel ajal, vähemalt mina olen näinud sotsiaalmeedias väga-väga palju palveid ja meeldetuletusi ja üksteisele nagu selliseid kommentaare, mida tehakse, et keegi postitab näiteks oma lapsest pildi kuskil, ma ei tea, võimlemisvõistlusel ja selle all on siis väga sageli seda tüüpi kommentaare, kus teised kasutajad ütlevad, et palun ärge postitage oma lastest pilte internetti, sest neid on tänapäeval nii lihtne väga-väga rõvedalt ära kasutada. Ja mõelge ka sellele, et kes iganes tahab seda ai modifitseerimist siis sellele lapse või noore pildiga teha, need pildid jäävad ju nende digijälgedesse väga sageli alles. Et neid päris eemaldada on väga-väga raske. No näiteks ka omavahelises kiusamises kasutatakse suhteliselt palju selliseid ai manipuleeritud pilte tänasel päeval. Ja sellise väga kurva teema juurest ma annangi võib-olla mikrofoni üle. Laura, sa saad nüüd küll ühe väga kurva mikrofoni. Jah, no aitäh. Noh, aitäh, on ju. Miks mul see video nüüd tuleb? Tuleb ikka, jah. Nii. Näitame ka siis slaidikest. Näete kenasti, jah? Ja. Väga hea. Ühesõnaga, jah, mina räägin siis teile peamiselt ikkagi ainult andmekaitse vaates seda asja nüüd, et Maria lõi siukse fooni ja mina nüüd ütlen, et kuidas siis praktikas seda rakendada neid asju võiks. Et just vahetab mul slaidi. Et keegi siin küsis ka juba chatis, et kuidas siis, et kas need on kõik ainult loosungid või saab päriselt ka siis ikkagi neid rakendada, neid õigusi, et meie õiguskorras on tõesti nii, et kuigi ÜRO laste õiguste konventsioon on Eestis ka ratifitseeritud, siis sellest hoolimata ju kehtib see põhimõte ikka, et lapsed saavad täisealiseks 18-aastaselt ja nii kaua otsustab nende eest lapsevanem sellistes kõikides üldistes küsimustes. Et üks erand on siis seaduses selle kohta, et alates 13. eluaastast võib laps otsustada ise sotsiaalmeedia kasutuse üle, et mida ta seal soovib jagada ja milliseid nõusolekuid ta soovib seal anda. Aga sellest hoolimata ei saaks nagu öelda seda, et kuni on laps 18, siis lapsevanem tuimalt otsustab ja teeb, vaid et ta peab ikkagi arvestama laste huvidega, tema kõik need samad, mis Maria ette luges, aga üleüldiselt on ju, et õigus tervisele ja õigus headele kasvutingimustele ja nii edasi, on ju, ja sealhulgas ka sellele õigusele olla ära kuulatud nendes küsimustes, mis teda puudutavad. Et olgu see siis täitsa ükskõik, on ju, kui me räägime siin, ma ei tea, kas või vanemlusvaidlustest või ma ei tea, kuhu kooli minna või mida iganes, on ju, et lapsel on ikkagi sõnaõigus, lapsevanem peab seda arvestama, võttes siis arvesse seda, et millisel küpsusastmel see noor parajasti on ja see on individuaalne, et see on ka põhjus, miks ei ole seadusesse sellist konkreetset kuupäeva pandud, et see võibki olla erinevalt nagu perest või lapsest nagu erinev, et milline tema küpsustase on, kus ta kasvanud on ja milline tema taustateadmine on. Et see ongi selline kontekstitundlik ja seda peabki arvestama last kuulates ja temaga arutledes siis talle tema küpsust arvestades on ju sobival viisil. Aga kui me lähme siis nende pildistamiste ja aktuste juurde, et kui meil siin pealkiri on ju lõpuaktustest räägime, siis üleüldine nagu küsimus on see, et kes see siis vastutab, kui neid pilte tehakse kooliüritusel. Kui kooliüritusel või tegelikult isegi ütleme ükskõik mis üritusel pildistatakse, filmitakse, siis vastutab see, kes selle on tellinud põhimõtteliselt. Sest tema ülesanne vastutava töötlejana on määrata reeglid, kuidas neid siis, kuidas filmitakse näiteks, kuidas pildistatakse, aga samamoodi ka see, et mis siis nende materjalidega pärast tehakse. Et kes võib neid kus kohas avaldada ja ta peab nendest teada andma, nendest reeglitest kõikidele osalejatele ja üleüldiselt täitma kõiki andmekaitse reegleid, et millel iganes sa andmeid kogud, siis sa pead alati
veenduma, et see on eesmärgipärane, et see on minimaalselt vajalik eesmärgi saavutamiseks, et kui kaua neid säilitatakse, et see on õiguspärane ja nii edasi, et kõikide nende põhimõtete järgimine on siis nagu selle tellija nii-öelda ülesanne. Et meie juhtumi puhul siis antud hetkel on see ilmselt see kool ja lasteaed siis. Aga see, et kuidas saab siis nendel või mis on siis see õiguslik alus ja millised reeglid kehtivad, see sõltub suuresti sellest, kas see üritus, mida kool või lasteaed või mis iganes lasteasutus korraldab, on avalik üritus või ei ole avalik üritus. Et kui me räägime sellest, et mingi asi on avalik üritus, et noh, kui me räägime, ma ei tea, ma toon nagu oma lapse kooli üritustest näiteid näiteks, et kui ma mõtlen meie kooli jõulukontserdile, mis on tegelikult kõikidele avatud, see toimub hoopis ühes kirikus ja seal ei ole mingit nimelist kontrolli ega kutseid ei jagata ega mitte midagi, siis ma loeks selle avalikuks ürituseks, sellepärast et see ongi nagu kõigile avalik, see toimub avalikus kohas. Kõik huvilised on oodatud, et seal ei ole nagu mingit inimeste piiri ega mitte midagi, on ju, et selgelt avalik üritus. Kui ma mõtlen oma mingi lapse lasteaia lõpupeo peale, siis see oli pigem ikkagi nagu sihuke kutsetega üritus ja sihuke kinnine koolimaja saalis on ju, keegi ei saa sinna nagu tulla, on ju. Pigem ei saa öelda, et see on nagu sihuke avalik üritus. Aga kui me ütleme, et see siiski on avalik üritus, siis selleks on õiguslik alus on avalik huvi ja see eeldabki seda, et sa pead teavitama need inimesed, kes seal osalevad, et toimub filmimine ja pildistamine ja neil on siis endil võimalik, ma ei tea, võtta näiteks sükiste koht, et nad ei jää kuhugi nende materjalide peale. Või siis, kui näiteks on avalik üritus ja kooliaktus ja siis lapsevanem ütleb, et ma ei taha, et minu laps kuidagi pildile jääks seal, et siis ongi kas siis vältida kuidagimoodi seda lähiplaani, kui sellest nagu lapsest tehakse, on ju mingit videot, näiteks antakse, ma ei tea, diplomit üle samal hetkel või midagi sellist. Et saab nagu võtta siukseid erinevaid võtteid, et kuidas siis nagu leevendada seda või nagu arvestada seda inimese soovi, et ta ei soovi jääda nendele materjalidele. Ja otseülekanne on ka, ma saan aru, viimasel ajal päris populaarne, sellepärast et kõik soovijad ei mahu saali ära. Siis tehakse otseülekandeid internetis, et kõik vanavanemad ja sugulased saaksid ka osa sellest üritusest, mis on loomulikult väga armas, aga selle puhul peab ka siis arvestama, et tegemist on selle avaliku üritusega, sellepärast et kui juba link veebi läheb, siis isegi kui see on näiteks saadetud ainult osalejatele, siis võib eeldada, et seda jagatakse ja et igaüks võib sinna kohale tulla ja vaadata, et mis seal aktusel siis toimub ja mis kellelgi seljas on ja nii edasi. Kui me nüüd räägime siis sellest niinimetatud kinnisest üritusest või ütleme siis mitteavalikust üritusest, et siis jah, selle peabki nagu arvestama, et ta peakski olema siis näiteks koolimäe sisehoovis, et see mitte sisehoovis, vaid siseruumides näiteks, sinna ei saa suvalised inimesed iga kell nagu sisse astuda. Sinna alla läheb ka näiteks mingi täiesti tavaline koolipäev või mis iganes koolisisesed mingisugused üritused, kus lapsed osalevad. Et siis tegelikult sellisel juhul peaks olema siis see õiguslik alus lapsevanemate nõusolek. Ja ma tean ka, et väga paljud koolid neid nõusolekuid ka ju koguvad, et kuidas seda teha. Ja ma igaks juhuks toon siin välja ka selle, et nõusoleku küsimisele on ka juriidilises mõttes väga spetsiifilised ja konkreetsed nõuded. Et pärast ma lingin siia selle ühe juhendi ka, et siis kes koolidest osalevad ja tahavad teada, siis saavad täpsemalt vaadata. Aga üks põhireegel on see, et kui me räägime nõusolekust, siis nõusolek peab olema selline asi, mille inimene aktiivselt annab, et selle tõttu see ei saa sisalduda kusagil kodukorras või mingisugustes kooli muudes tingimustes või dokumentides, et selle peab ikkagi nagu lapsevanema käest küsima. Ja arvestama peab nõusolekuga seda, et selle võib igal hetkel tagasi võtta ja seda peab küsima siis enne seda, kui see pildistamine, filmimine või siis nende andmete avalikustamine toimub. Ja Inger siin ka vist chatis ma nägin juba küsis, et kas kusagil käib ka see nõusolekute üleküsimine, et mina soovitaks küll koolidel mingi perioodi tagant need nõusolekud üle küsida, et ma just jäin täna kolleegiga siin valmistudes siia tulemiseks kolleegiga arutlema, et minu kool, kas ta ikka küsis mu lapse mingit nõusolekut mu lapse piltide avaldamise kohta, et ei mäleta, et äkki siiski 1. septembril, kui ta esimesse klassi läks, küsis, aga rohkem pole nagu näinud. Et ei mäleta ka ise täpselt, mis ma sinna siis vastasin. Et ühesõnaga tasub seda nagu üle küsida ikkagi.
Ja noh, kui me rangelt juriidiliselt seda võtame, siis peaks küsima selle nõusoleku üle ka siis nagu iga mingisuguse töötlemise liigi kohta eraldi. Aga see võib tähendada nagu viia selleni, et sa saadki mingi nõusoleku blanketi, kus sul on 20 erinevat linnukest, mille kohta küsitakse su käest nõusolekut. Et seal peaks ikkagi, ma soovitaksin kuidagi natukene grupeerida neid asju siis sellisel juhul, et see oleks nagu mõistlik ja nagu selline lähtuks nagu sellisest nagu talupea mõistusest on ju, et võib-olla päris igat liigutust ei ole mõistlik niimoodi eraldi reguleerida. Ja noh, üldse noh, sellised asjad nagu, et kui ma panen lapse pildi teadete tahvlile koolis, et kas siis see on juba, kas me seda ka ei tohi teha, kui ei ole nõusolekut antud, et tasub jah vaadata seda, et kui me räägime ikkagi nagu ainult koolisisemiselt avaldatud asjadest, et siis on võib-olla need nõuded natukene leebemad. Ma küsin vahepeal, ma lubasin Ingarile, et ma teen vahepeal pausi ja ütlen, et kas kellelgi on mingi huvitav küsimus tulnud, millele kindlasti kohe tahaks vastust saada. Küsimusi on siin tulnud juba 5 või 6 tükki, nii et ei teagi, kust. Ma hakkan lihtsalt ülevalt pihta. et koolis, et näiteks niisugune küsimus, et millise intervalliga tasuks siis üle küsida neid lube siis ühesõnaga, kas 3 korda aastas või? Ei, mina soovitaks võib-olla lihtsalt iga kooliaasta alguses näiteks, sest noh, siis ongi see koht ju ka, kus paljud lapsed näiteks vahetavad kooli. Ja ongi uusi lapsi palju ja asju, et siis tasubki näiteks iga kooliaasta alguses. Minu soovitus lihtsalt. Aga kui gümnaasiumis on 18-aastased, kuidas siin nõusolekuga lood on, need on täiskasvanud inimesed justkui? Siis nemad peavad ise ütlema, mis tehakse nendega, et siis ei ole enam juriidilises mõttes vähemalt vanematel mitte mingit sõnaõigust tema piltide osas. Ja sealt tulebki küsimus, et siin on 3 lausa, et kas grupipilti ei saa või ei tohi üldse üles panna, kui vähemalt üks inimene on vastu, kes on pildil? Aga kui rangelt järgida andmekaitsereegleid, siis saab ikka, aga peab mõtlema ja vaatama, kas saab võtta mingeid meetmeid, et kuidas siis selle inimese soovi austada. Et tihti võib-olla olete isegi näinud, et on nagu näiteks hägustatud mingi lapse pilt kusagil, pandud mingi lilleke peale või mis iganes. Et on ka minul olnud niimoodi, et minu laps käis kusagil Kumu laagris ja ilmselt olid mingid lapsevanemad siis öelnud, et nemad ei soovi piltide tegemist ja kui me siis sain need pildid, siis seal oligi mingitel lastel näiteks udustatud näod ära, et nad ei jääks tuntavana peale. Ja siin on sellega seoses 2 küsimust veel, et aga kui näiteks mõni inimene tunneb riietuse järgi ikkagi ära, et väike koht ja 7 last ainult pildi peal on ja noh, on üpris ilmselge, kelle nägu on blurritud, kui see on selline väike kollektiiv seal. Et ma ei teagi, mis see küsimus siin täpselt on siis, aga et võite siin täpsustada oma küsimusi ka, kui ma nüüd kuidagi valesti esitasin, aga et üks asi on ka see, et kui pannakse see udustamine peale ja lillekesed, et AI oskab need ära võtta, et kas see vastab tõele? Et äkki see pole piisav, kui blurrida ja lill näkku panna lapsele pildi peal? Sellele ma ei oska nüüd vastata isegi, et kas AI oskab selle sealt ära võtta või mitte. Võib-olla meil on mingi tehnoteadlikumaid inimesi siin chatis, kes teavad seda, aga kindlasti on seal mingeid töötlemisviise, mis seda takistavad. Nii, siis on veel tulnud küsimus. Selline asi on ilmselt välistatud, et lõpupidude perioodil teha kokkuvõtte omavalitsuse Facebooki lehel, et meie kooli lõpetajad ja siis igast koolist 1-2 pilti. Et kas nii tohib teha omavalitsuse Facebooki lehele meie kooli lõpetajate pildid? See on järgmine slaid, nii et lähmegi siit siis edasi. Et jah, et räägime siis, et kui eelmiste slaidide vaatest me rääkisime sellest, et kui me hakkame pilte tegema, siis kuidas reeglid on. Aga teine ots on siis see, et kui me soovime pilte avalikustada, et andmekaitses on selline põhimõte, et igal töötlemistegevusel peab olema eraldi õiguslik alus ja eraldi eesmärk. Ja siin ongi siis see teine ots, teine töötlemistegevus, avaldamine. Ja siin on erinevad reeglid erinevatel asutustel võib-olla sellepärast ka, et nad on erinevates rollides nende piltide töötlemise mõttes. Et kui me räägime sellest, et koolid avaldavad pilte oma sisemistes keskkondades, oma personalile, lastele, lapsevanematele ja need on sellised kinnised mingisugused kaustad, kuhu teised ligi ei pääse. Et siis see ongi nagu selline koolielu kajastamine ja kindlasti
see pigem on, ma usun, ka lapsevanemate poolt ilusti alati lubatud, et laps nagunii käib koolis, et siis oma klassikaaslastele ei tohi lapse pilti näidata, et see tundub natukene sihuke võib-olla üle võlli. Kui aga me räägime sellest, et kool tahab avaldada andmeid oma kas kodulehel, mis on avalikult kõigile kättesaadav, või sotsiaalmeediakontodel, nagu koolidel tihti tänapäeval on, siis see on küll koht, kus kindlasti oleks vaja lapsevanemate nõusolek küsida, või siis hiljem ka lapse oma, kui ta näiteks täisealine juba on. Et kuna see ikkagi nagu juba läheb sellisesse nagu nii-öelda kontrollimatusse tsooni, on ju, et need pildid, mis on avalikult kõigile vaatamiseks pandud või videod, siis nendega võib teha ükskõik kes, ükskõik mida põhimõtteliselt ja see lapsevanem on ju, tahab võib-olla seda kontrollida, et kellele neid pilte jagatakse ja samal hetkel sellel võivad olla ka nagu päris siuksed karmid tagajärjed, nagu Maria ennist rääkis. Et sellisel juhul need asjad vajavad kindlasti nõusolekut. Piltide avaldamine muu asutuse, näiteks vallavalitsuse kodulehel. See on selles mõttes siuke triki küsimus, et või siis ajalehes või kus siin see küsimusel täpselt oli, on ju. Või siis ka näiteks valla sotsiaalmeediakontol näiteks, on ju. See on see, et vastutav töötlejad nende piltide eest on ju kool. Siis tekib küsimus, et mis on selle vallavalitsuse või kohaliku omavalitsuse selline eesmärk, et kui see on tema tegevusest tulenev selline kohustuse täitmine, siis ta ilmselt võib mingeid pilte avaldada, aga kui see pigem ei ole tema kohustuste täitmiseks vajalik, siis võib nagu vaielda, et kas ta tegelikult on õigust neid seal avaldada. Et kahjuks pean ütlema juristile omase lause, et see sõltub detailidest natukene, et mille külge me saaksime nagu selle avaldamise siis sellisel juhul haakida. Aga sellest hoolimata on alati nii, et kui me ka avaldame sellise ükskõik millises rollis me siin siis oleme, on ju, siis kui mingi inimene pöördub meie poole palvega see eemaldada, siis me peame seda palvet ka täitma, et sellest me keelduda ei saa. Et kui see just ei ole mingi seadusest tulenev kohustuse täitmine, aga ma ei tea, et kusagil oleks piltide avaldamine seadusest tulenev kohustus, nii et kui mingi isikut tõendavatest dokumentidest välja arvata. Ja siis viimaks ka see fotograafide poolt piltide avaldamine oma portfoolios. Et siin on ka see teema, et fotograaf tellitakse on ju kooli või lasteasutuse poolt ja need pildid, nende piltide tegemise eesmärk on kooliürituse siis jäädvustamine ja osalejatele jagamine ja fotograaf ise ei ole justkui nagu need piltide omanik tegelikult. Et kui fotograaf tahab ise neid pilte oma portfoolios avaldada, siis selleks ta peab saama nii kooli nõusoleku kui ka siis põhimõtteliselt nende lapsevanemate nõusoleku, kelle lapsed see pildi peal on. Et ma arvan, et on okei avaldada siukseid nagu ilupilte, kust ei ole lapsed üldse tuvastatavad, et ma ei tea, mingid lasteaialapsed käivad käest kinni selja tagant on ju, või mingeid selliseid meeleolupiltide laadseid pilte, et aga üldiselt nii kui lapsed on tuvastatavad, siis kindlasti peab küsima nõusolekut. Vot. Ja ma tahaks võib-olla seda ka isegi nagu südamele panna, et kuigi jah, lapsevanem on oma selle nõusoleku vahel andnud, siis ikkagi, kui me räägime juba sellistest, ma ei tea, 15-16 aastastest lastest, siis mingites kohtades ma ikkagi tasuks isegi võib-olla selle lapse käest üle küsida, et kas tema tegelikult on nõus selle pildi avaldamisega. Et me ei räägi siin isegi võib-olla sellistest aktustest, kus on nagu, ongi massiüritused on ju, vaid pigem, et näiteks et sa osalesid kusagil konkursil ja said mingi diplomi, et nii tore, et sa kooli esindasid, väga tore, aga et paneme selle nüüd sotsiaalmeediakontole ka, et vaadake, kui tubli laps meie koolis käib. Et ma saan sellest kooli soovist aru, aga selle lapse käest peab ka küsima, et kas ta on üldse nõus sellega, isegi kui see lapsevanem on selle nõusoleku andnud. Et kas ta ikka tahab seda. Ja seda paneks ka veel südamele kõigile tegelikult, et need isikuandmed ehk siis pildid, nimed, videod ei peaks jääma igavesti interneti avarustesse kõigile kättesaadavaks, et ka nende puhul peaks mõtlema tegelikult, et eks seda peaks vaatama võib-olla see vastutav andmetöötleja või see lasteasutus ka selle järgi, et kui palju neid mingeid pilte või videosid vaadatakse, et see statistika ju tavaliselt kusagil veebilehtedel ka kuvatud on.
või kättesaadav vähemalt nende lehtede haldajatele. aga et üldiselt ilmselt aasta-paari pärast ei ole nagu põhjust enam hoida neid mitme aasta vanuseid aktuse pilte või mingisuguste ürituste pilte kõigile avalikuna seal nähtavana. et peaks tegema ka sellist nii-öelda digikoristust natukene ja aeg-ajalt need võib-olla avalikust internetist vähemalt ära korjama. et on okei, kui need jäävad kooli arhiivi näiteks pikemaks ajaks meenutama mingeid üritusi, aga et võib-olla need avalikult ei peaks nii pikalt üleval olema. vot, aga enne kui ma räägin lapsevanemate juurde, kas äkki on veel midagi väga olulist küsida kellelgi? Küsida vist otseselt siin on arutelu tekkinud, et kuidas siis ometigi piirata siis kõiki neid inimesi, kes seal ikkagi ju pildistavad ja filmivad, et on ju fotograaf küll võib-olla tellitud ja saab suunata, et tellige siis fotograafilt pilte, aga ei saa ka otseselt sundida kedagi ostu sooritama, et sa pead need pildid just sealt võtma, miks ma ise ei või pildistada tasuta. Ühesõnaga, see ei saa ka absurdseks seda asja ajada, on ju. Ja siis selle blurrimise ja ehk udustamise ja siis lillekeste laste näole panemisega, et kui pilt on ikkagi nagu väga kvaliteetne, korralik ja sinna lihtsalt kõige lihtsam lill ette panna, siis tegelikult on pilditöötlusprogrammides võimalik ka neid eemaldada. Nii, vaata, Laura, siin on tulnud vist küsimusi ka. Jaa. Kuidas suht selleks, et vilistlaste pildid on koolikoridoris seinal. Et jällegi mõtleks, et see on nagu see mõistlikkuse printsiip, et no muidugi, kui nad on kõik väga uhked, et ütleme, kes see oli just minu lapse kooli vilistlane oli vist Paul-Eerik Rummo äkki või midagi. Et kui ta on väga uhke selle üle, et ta meie koolis on käinud, siis ta on ise ka nõus, et sellega on, et ma arvan, et see on selline okei, eriti kui me räägime avaliku elu tegelastest, siis läheb ka natukene nagu, tuleb nagu nüansse võib-olla juurde. Siis üks küsimus oli siin, et kas peaks panema selle kohta sildi, et on ise pildistamine ja filmimine keelatud. Mis juhatab meid järgmise teemani, lapsevanemateni. Mina ei tea, kas see on üldse kunagi või kas see on nagu mingi päris nagu eluline näide, et on kusagil olnud selline asi, et on filmimine lapsevanematel keelatud, aga andmekaitses on selline ingliskeelne termin siis nagu household exception, mis tähendab siis seda, et isikuandmete kaitsereeglid ei kohaldu sellele, kui inimesed teevad oma eraelulisi asju, on ju. Et kui mina tahan teha oma lapse lõpuüritusest pilti ja kasutan seda ainult enda mälestuste jaoks, ma ei tea, jagan võib-olla ainult vanavanematega, on ju, näitan neile, panen koju albumisse, printin välja, panen albumisse nagu vanal ajal, on ju. Et siis see ei lähe nende andmekaitsereeglite alla ja seda ei saa keegi keelata tegelikult. Et seda peab alati arvestama, et see, et me räägime, et on isikukandmete kaitsereeglid, et siis ei pea kohe mõtlema, et nüüd iga pildi puhul, et kas seda üldse on sünnis teha või ei ole, on ju. Et lapsevanemad enda tarbeks ikka võivad filmida ja pildistada, et kui seda nüüd siis kool mingil põhjusel keelab, siis peaks nagu aru saama jah, et mis põhjus see on, et millega ma ise olen küll kokku puutunud, on see, et on palutud, et palun ärge, noh, mitte nagu keelatud on ju mingi, ei ole umbes silti ukse peal, küll aga on palutud, et palun ärge filmige ja pildistage lihtsalt sellepärast, et oleksite ise rohkem kohal, mitte ei tegeleks selle filmimisega, vaid oleksite lasteürituse ise rohkem kohal. Et ma arvan, et see on asi, mida meeles pidada, loomulikult kiirelt paar pilti ka klõpsida on ju ikka, et mälestuseks jääks, aga võib-olla jah, tasub aeg-ajalt sellele mõelda. Ja nagu siis ka Maria rääkis juba varasemalt, on ju, et mida me väldime, kui oleme piltide, videote jagamisel ettevaatlikud, et üks on igasugune küberkiusamine, et küll tehakse nendest avaldatud piltidest meeme. Kui on mingi piinlik pilt, on ju, siis jagatakse ja naerdakse seal üksteise üle, on ju, kõik on ümberringi õnnetud. Siis on mis iganes pettused, on ju, ja see käib ka lapsevanematele suunatud pettus. See on väga lihtne nõelda, kui vaatad, et sul on väga armas kuldsete lokkidega tütarlaps, istub sul süles igal pildil, siis teha sulle mingi paaniline kõne stiilis, et oi, su lapsega juhtus praegu õnnetus kiiresti, ma ei tea, kanna raha, on ju, et midagi teha, sest tema on siis kõik see pornograafilise sisu tekitamine, aga tegelikult nagu puhtalt
selline füüsiline turvalisus ka, sellepärast et kui on nagu väga palju piltidelt näha seda, mida jagatakse internetis, et kus koolis sa käid, kus trennis sa käid, mis päeviti sa trennis käid, siis see nagu võib ka lapse füüsilise turvalisusele nagu mingit mõju avaldada lõpuks, kui mõni väga pahatahtlik inimene tahab neid ära kasutada. Et sellepärast tasub mõelda, et mida, kus ja kellele jagada. Ja kui siis jagada neid laste pilte lapsevanemate poolt, räägime siis pereliikmetest, et siis alati postitamisel tasuks mõelda, et kus see pilt või video avaldatakse, et kas see on mingi avalik postitus kusagil sotsiaalmeediakontol, kas see on mingi kinnine grupp, näiteks kas mingi peregrupp on ju, mis on keegi teinud või siis ka, ma ei tea, lapsevanemate grupp, mingi kas klassi lapsevanemad või lasteaia lapsevanemad. Et üldiselt on see reegel tavaliselt see, et kui on kinnine grupp ja mida piiratum on see seltskond, kellele jagatakse, et seda nagu turvalisem on see, et seal nendes gruppides saab teha tavaliselt ka reegleid, on ju kokku leppida, et palun ärge jaga näiteks edasi neid pilte, et need ongi ainult meile vaatamiseks ja nii edasi. Siis teine asi, mida mõelda, eriti näiteks kui lõpupiltidest räägime, on see, et kes on veel seal pildil. Et lõpupiltidega tihti ju juhtub see, et sul on väga palju inimesi ümberringi, sa ei saa alati võib-olla sihukest ilusat pilti, kus olete ainult teie, need inimesed, kellest te tahate pilti teha peale, et siis peab vaatama, et kes on pildil, kui soovite neid avaldada. See, kui keegi taustal seal midagi liigub ja kõnnib, on ju, et see kindlasti ei ole see koht ilmselt, mis nõuaks nagu nõusoleku küsimist. Aga kui sa tahad panna näiteks oma lapse pilti koos tema parima sõbraga, näiteks lasteaia lõpupeol, siis kusagil ülesse, siis tegelikult peaks küsima selle teise lapse lapsevanematelt ka, et kas nad on sellega nõus põhimõtteliselt. Ja muidugi oma lapse käest võiks ka küsida, et kuigi ta on veel väike ja tal ei ole justkui seda sõnaõigust nagu juriidilises mõttes, siis ka tema käest tegelikult võiks küsida, et kas ta tegelikult on nõus, kui me paneme selle pildi ülesse. Et mida olen oma lapselt vahel küsinud ja vahel, nüüd on nii suur juba, et ma alati küsin, kui ma tahan panna, aga seda ei tule eriti tihti ette. Ja siis on talt kohe esimene küsimus, et aga kes neid näevad, et kus see täpselt on, et nad tegelikult tunnevad huvi selle vastu küll ja on üsna teadlikud. Ja loomulikult seda peaks ka vaatama, et mis eriti puudutab väiksemaid lapsi, et ega see pildil ei ole nagu sihuke last alandav või naeruvääristav sisu, et meie loomulikult vaatame, et meie nunnukene oma mingisuguste, ma ei tea, beebirullidega või selline tore äramäärdunud nägu on ja seal mingi jäätist süües, et aga mingil hetkel neile see ei pruugi meeldida. Et nende jaoks ei ole nunnu, et nende jaoks on see üks võimalus neid kiusata hoopis näiteks. Ja ongi täpselt see, et isegi kui ta täna selle kohta midagi arvata ei oska, kas see võiks olla mingi asi, mille ta paari aasta pärast ütleb, et mulle see ei sobi enam. Et kui see pilt on siis üles läinud, siis peaks selle lapse arvamust arvestama ja selle maha võtma. Aga sellele saab ka ette mõelda, et võib-olla siis kõiki selliseid pilte ei ole tarvis jagada. Võt, ja et jätta ka küsimusteks natukene aega, siis toongi siia selle 5 sihukest kuldreeglit, et mida võiks nii kool lasteaed arvestada kui ka siis lapsevanem, et alati on kooli puhul siis, et küsi luba, teavita alati pildistamisest, et austa siis neid soove, kui soovitakse mitte selles osaleda või siis, et hiljem maha võtta, piira seda jagamist, et kui ei ole ikkagi päris vaja alati avalikult üles panna, siis jaga ainult kooli sees. Et järgi kõiki ka muid andmekaitsenõudeid, et võib-olla koolide puhul, mis ma ise olen tähele pannud, on see, et ma näiteks tihti ei leia koolidel andmekaitse tingimusi üles ja selliseid dokumente, et viidatakse justkui Tallinna linna andmekaitse tingimustele, mis ei räägi tegelikult kooli andmetöötlusest mitte midagi. Et tasub võib-olla see läbi mõelda ja jagada natukene seda infot läbipaistvalt, et mis siis tehakse nende piltide videotega. Ja lapsevanemate vaatest, et siis mõtle läbi enne postitamist, kellele, mida ja miks. Ja tegelikult seesama asi ka, et mõtle kui kaua, äkki peaks mingi hetk ära kustutama need pildid sealt, et austage teiste pildil olijate privaatsust. Kui võimalik, siis jälle pigem kinnistes gruppides jagada neid laste pilte, et kindlasti mitte tundlikku infot seal jagada ja alati kuula ka lapse arvamust, et mis tema sellest tegelikult arvab, isegi kui tal ei ole õigust otsustada. Siis tegelikult on see tema eraelu nagu, mida me seal riivame sellega seoses. Ja
viimaseks veel ma panin siia ühe lingi, et pärast saab jagada ka selle Andmekaitse Inspektsiooni ringkiri koolidele, mis ta eelmine aasta tegi, et sealt saab ka veel lisajuhiseid ja lisamaterjali ja infot, kui koolid soovivad natukene täpsemalt vaadata neid tingimusi.